Head kuulajad ja vaatajad! Eelmise reede õhtul saime meedia kaudu teada, et sama päeva hommikul olid Eesti õhuruumi sisenenud 3 Venemaa hävituslennukit MiG-31. Väidetavalt puudusid hävitajatel lennuplaanid ja transponderid olid välja lülitatud, samuti puudus kahepoolne raadioside Eesti lennuliiklusteenindusega. Seetõttu reageerisid intsidendile Ämaris NATO Balti õhuturbemissioonil viibivad Itaalia õhuväe hävituslennukid F-35, mis saatsid Venemaa lennukeid Kaliningradi oblasti piirkonnani. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas meedias avaldatud informatsiooni aga mittetõeseks. Peskov kinnitas Vene pilootide tegutsemist vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja viitas, et ei ole kuulnud, et välja käidud süüdistuste kohta oleks esitatud neid kinnitavaid tõendeid. Peskovi sõnul peab Venemaa selliseid avaldusi tühjadeks ja alusetuteks ning lähtuvaks poliitikast, mis lähtub eesmärgist pingeid eskaleerida ja tekitada konfrontatsioonilist õhkkonda. Siinkohal peame hetkeks peatuma ja mõtlema. Kui räägime vajadusest mitte neelata meile esitatud narratiive tuimalt alla, vaid allutada neid kriitilisele analüüsile, siis just niisugustes kohtades on see oluline. Muidugi ei kuulu mina nende hulka, kes arvavad, et Venemaa-poolseid kinnitusi tuleb võtta sulatõena. Kindlasti mitte. Ilmselgelt võivad venelased osana propagandasõjast valetada. Aga erinevalt paljudest teistest kaasmaalastest pean vajalikuks tõdeda, et ka meie omavalitsuse, just nagu ka lääneriikide poolt antud kinnitusi, ei ole mingit põhjust pimesi usaldusväärseks pidada. Sest kas pole me siis näinud ja kogenud rohkem kui piisavalt, kuidas meie juhtivpoliitikud õige sageli meile valetavad? Muidugi oleme. Niisiis peaks kõnealuse juhtumi analüüsimisel peatuma juba faktilisel tasandil ja küsima, millistele tõenditele tuginedes saame me reaalselt veenduda, kes räägib intsidendi kohta tõtt, kes mitte. Sest iga kainemõistuslik juhtumi analüüs peab algama faktide väljaselgitamisest. Minule teadaolevalt ei ole Eesti pool ei meie kohalikus inforuumis ega ka rahvusvahelisel tasandil Venemaa-poolse rikkumise kinnituseks siiani mingeid tõendeid esitanud. Eeldatakse lihtsalt, et faktidena välja käidud väiteid käsitletaksegi faktidena, kriitilisi küsimusi esitamata ja tõendeid nõudmata. Seejuures ei tohi unustada, et ebatõeste ehk valelike narratiivide konstrueerimise vastu võib huvi olla ka Eesti, see tähendab lääne poolel. Vaevalt tegutseks Eesti niisugustes küsimustes iseseisvalt. Näiteks kuulsime ju alles hiljuti USA plaanist vähendada sõjalist abi Balti riikidele ning kahtlemata mõeldakse siin regioonis pingsalt, kuidas panna USA meelt muutma. Järsk julgeolekuolukorra eskalatsioon mõne tõsise julgeolekuintsidendi näol võiks teenida seda eesmärki lihtsalt suurepäraselt. Just samuti võiks see teenida USA eesmärki teha kannapööre ja teatada, et Balti riikidesse tuleb hoopis relvasüsteeme oluliselt juurde tuua. Kui tahame mitte olla manipuleeritud, ei tohi me peljata niisuguste võimalustega arvestada ja nende paikapidavust uurida. I do hope that the US troops will remain, at least in our region, because the tension on the eastern flank is increasing and US participation is one of the strongest deterrents, to be honest. We see that the front line is the best place for them to be. We are providing the best host nation support, we are providing the training areas, and it delivers the best result. It delivers deterrence of Russians. So, concerning the posture review, that's the place where United States troops have to be. I have all the arguments to prove this. Esmaspäeval ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumisel täpsustas välisminister Margus Tsahkna, et Vene hävitajad viibisid Eesti õhuruumis kokku 12 minutit, tungides 10 kilomeetri sügavusele ja läbides meie territooriumil peaaegu 100 kilomeetrit. Tsahkna lisas, et olenemata sellest, mida väidab Venemaa, on need karmid ja kindlatel tõenditel põhinevad faktid. Oma sõnu kinnitas Tsahkna aga mitte väidetavate kindlate tõendite esitamise, vaid arvutijoonistuste näitamise kaudu. These are the hard facts based on solid evidence, whatever Russia is claiming. And let me show you the screenshot from our most modern radar screenshot. So you can see here as well, the red line is a violation of Estonian territory and sovereignty. You can see it very clearly. This is a fact. This is not something else. Midagi pole teha.
Paratamatult tekkis paralleel 22 aastat tagasi sealsamas üht valget pulbrit esitlenud USA kaitseministri Colin Powelliga, kes rääkis kindlatest tõenditest Iraagi massihävitusrelvade kohta. Every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. Peatun siin vaid ühel asjaolul, mis võiks tekitada küsimusi. Nimelt hinnatakse MiG-31 hävitaja tippkiiruseks 3000 kilomeetrit tunnis ja niisugusena peetakse seda maailma üheks kõige kiiremaks hävituslennukiks. Tavapärane lennukiirus jääb vahemikku circa 2000 kuni 2500 kilomeetrit tunnis. Kuid Tsahkna toodud andmed on tõesed ja faktipõhised. Tähendab see, et 100 kilomeetri läbimiseks pidid Vene hävitajad sisuliselt õhus roomama, lennates maksimaalselt 500 kilomeetrit tunnis. Lülipõhise korraliku lahingformatsiooni hoidmine muutub sellest keeruliseks, samuti kaotab hävitaja oma tehnilised eelised ja muudab end sisuliselt seisvaks märklauaks. Võttes aga aluseks MiG-31 tavapärase lennukiiruse 2000 kuni 2500 kilomeetrit tunnis ja jäädes 12 minuti ajaraami, tähendab see 400-500 läbitud kilomeetrit. Siinkohal ma muidugi tunnistan, et ma ei ole aviatsiooni, veel vähem sõjalennunduse ekspert ning oma kalkulatsioonid koostasin nii-öelda tavainimese tasemelt. Ja ka seal võisin mõnes arvutuses eksida. Tuleb aga arvestada, et Eesti õhuruumi piir ei kulge sirgjooneliselt. Küll aga oli selline vaadeldavas piirkonnas Vene hävitajate väidetav lennumarsruut. Võimalik, et Välisministeerium arvestas 12 minuti sisse kogu aja miigide esmasest sisenemisest Eesti õhuruumi Vaindloo saare kohal, nende vahepealsed viibimised rahvusvahelises õhuruumis ja viimase puute meie õhuruumiga Hiiumaa Loodeserva lähistel. Samas, kui lähtuda rangelt Tsahkna poolt ÜRO-le esitatud informatsioonist, viibisid hävitajad Eesti õhuruumis kokku 12 minutit, mis miigi puhul tähendab tavaludes ikkagi 400 kuni 500 kilomeetrilist distantsi. Muidugi tähendavad kõik riived üheselt meie õhuruumi rikkumist. Pole kahtlustki. Kuid asjaolude täpsustamine võiks muuta kogu intsidendi Peterburist Kaliningradi lennanud hävitajatega oluliselt vähem dramaatiliseks. Tundub aga, et just seda viimast, see tähendab draamat pärast hiljutist Poolas aset leidnud drooni intsidenti ikkagi otsitigi. Isegi Leedu kaitseminister jõudis pasundada Venemaa hävitajatest Tallinna kohal. Midagi sellist ilmselgelt pole toimunud, ligilähedaseltki. Juba pärast mõne nädala tagust vahejuhtumit Poolasse sattunud eksitust droonidega, millest, pangem tähele, mitte ükski ei kandnud lõhkepead, puhkes laialdane diskussioon adekvaatse vastuse küsimuses. Oli hääli, mis ootamata ära Poola poolt läbiviidava asjakohase juurdluse tulemusi nõudsid kohest resoluutset vastulööki Moskvale. Oli ka tasakaalukumaid muretsejaid, kes leidsid, et me ei ole tegelikult valmis, kui NATO-t päriselt rünnatakse. Seonduvalt tõstatati idee muuta senine NATO õhuturbeoperatsioon Läänemere õhukaitseoperatsiooniks ja teha sama ka Musta mere kohal. Teisisõnu, astuda samm lähemale Venemaa lukustamisele kahes talle eluliselt olulises aknas. USA Euroopa vägede endise juhi Ben Hodgesi hinnangul ei ole Moskval mingit austust Trumpi administratsiooni vastu, mistõttu NATO peab hakkama tõsiselt tegutsema ja tõrjuma ükskõik millist rikkumist, et Venemaa saaks aru, et me suhtume kaitsesse tõsiselt. Hodges manitses meid ka meeles pidama, et Eesti on iseseisev riik ja me ei vaja kaitseotsuste langetamiseks NATO luba. Tõsi, ka Hodges küsis pool retooriliselt, et kas Eestil üldse on süsteeme, mis varakult tuvastaksid õhuohu. Ja kas Eestil on süsteemide nii-öelda tegeliku omaniku luba potentsiaalse ohuallikana käsitletavaid objekte alla tulistada. Kui jah, siis kas meie enda valitsus on süsteemide käitlejatele andnud vajalikud load ja asjakohased korraldused. Kõlakoja efekti tekitamiseks lülitati sisse hääled mitte ainult Eestist, vaid kogu lähiregioonist. Endine Kaitseministeeriumi kantsler, luuletaja ja teatrikriitik, viimastel aastatel siiski peamiselt julgeolekueksperdina sõnavõttev Meelis Oidsalu avaldas lootust, et NATO on oma punaste joonte kaitseks nõus kasutama jõudu. Oidsalu loodab väga, et saab juba lähitulevikus kuulda NATO peasekretärilt lauset, et allianss on valmis oma punaste joonte kaitseks, see tähendab kollektiivkaitse põhimõtte teostamiseks, kasutama jõudu. Kuigi Oidsalu hinnangul mängis Eesti vahejuhtumi rahvusvaheliselt tegelikkust suuremaks ja selleks andis võimaluse hiljutine drooni intsident Poolas,
oli ta siiski seisukohal, et NATO hambutu võitu õhuturbemissioon peab muutuma täielikus löögivalmiduses õhukaitsemissiooniks. Praeguse status quo säilimise puhul võime tema hinnangul rääkida koguni kriisist. NATO oodatud konkreetsusega ei reageerinud. Küll aga panustas üldisema mentaalse tausta kujundamisse märkimisväärselt Soome president Alexander Stubb. Tema sõnul peavad lähitulevikus Ukrainale antavad julgeolekutagatised sisaldama Euroopa riikide reaalset valmisolekut Venemaaga sõdida. Mida see tähendab, puudutavalt igasugust valmisolekut kohapeal, ei vaja vist täiendavat selgitamist. Ehkki enamikes Euroopa pealinnades ei ole näha reaalset poliitilist tahet sellise riski võtmiseks ja konkreetsete kohustuste võtmist püütakse vältida, rõhutas Stubb reaalse jõu demonstreerimise möödapääsmatust. Ka Tšehhi president ja endine NATO sõjalise komitee juht Petr Pavel väljendas arvamust, et Venemaale tuleb NATO edasised käitumisreeglid täpselt selgeks teha. Teisisõnu, vajadusel tuleb hakata Vene lennukeid alla tulistama. Kahjuks tähendab see küll konflikti piiril balansseerimist, ent see risk tuleb Paveli sõnul võtta. Tšehhi armee kindralstaabi juht Karel Rehka läks aga veelgi kaugemale. Tema arvates lähenevad NATO ja Venemaa pinged sõjalisele kokkupõrkele. Ja skaalal, kus number 1 tähendab kindlat rahu ja 10 otsest sõda, liigub Euroopa number 8 suunas. Tuleb mainida, et kui pärast Poola drooniintsidenti saatis Tšehhi naaberriigi kaitsevõime tugevdamiseks sinna poliitilise žestina 3 sõjaväekopterit, siis Eestile lisavõimekust eraldada ei plaanita. Tõsi, Rehka kinnitas, et vajadusel on Tšehhi valmis ka Eesti kaitseks reageerima. Mida iganes siis selle alga tuleks mõista. Ent nagu juba tavaks saanud, vaatab meile siinkohal vastu reaalsusest irdunud retoorika. Nimelt tunnistas Rehka, et riigi sõjaväelased on tänaseks koostanud terve rea sõjalise kaitse regionaalseid plaane, mis on ka poliitilisel tasandil kinnitatud, kuid tagamata on reaalne võimekus nende plaanide elluviimiseks. Probleeme on nii sõjaväelaste vähesuse, sõjatehnika vananemise kui ka oluliste võimelünkadega. Samal ajal, kui kindral kiitis NATO tänavu tehtud ühist otsust tõsta kaitsekulusid ja valmistuda võimalikuks sõjaks, tuleb meenutada, et Tšehhi ise täitis kaitsekulutuste 2% mõttelise normi alles käesoleval aastal ja on seadnud eesmärgiks saavutada 3% aastaks 2030. Sellist suhtumist soosib turvaline asukoht Poola selja taga. Ühtlasi paikneb Praha põhimõtteliselt samal pikkuskraadil Berliiniga. Aga otse Venemaa külje all asuv tubli pisipõnn Eesti peaks tulevikus siiski tunduvalt söakamalt käituma, eks ole? Mõneti sarnases vaimus mainis Poola peaminister Donald Tusk, et oma riiki ollakse valmis kaitsma kõigi ohtude eest, ent ohutõlgendusega peavad sama meelt olema ka liitlased. Teisisõnu, Varssav on valmis langetama otsuse hävitada riiki ohustada võivaid objekte, aga enne peab olema 100% kindel, et kõik liitlased suhtuvad sellesse ühtmoodi. Nimelt tuleb olla 100% kindel, et kui konflikt jõuab väga akuutsesse faasi, siis ei jääda üksi. Seejuures avaldas Tusk lugupidamist Tšehhi presidendi vastu, kuid samas lisas, et ainult tema avaldusest ei piisa. Neile, kes pöörasid puhkenud kurdistavale meediakärale lähemat tähelepanu, ei jäänud ilmselt märkamata, et sarnaselt paljudele viimase aja julgeolekuintsidentidele sörkis Eesti valitsuse kommunikatsioon taaskord sündmustel sabas. Polegi vaja tavakodanikest rääkida, sest isegi Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed said esmase informatsiooni alles Rahvusringhäälingu uudistest. Näiteks kurtis riigikaitsekomisjoni liige Leo Kunnas, et ehkki NATO õhukaitse juhtimissüsteem ja Eesti kaitsevägi käitusid tema hinnangul täiesti adekvaatselt ja professionaalselt, siis etteheiteid on tal Riigikantseleile info jagamise osas. Nagu selgus, sai ka Kunnas intsidendist teada alles meedia vahendusel. Ehkki läbikukkumisi on lähiajal olnud ju mitmeid, meenutagem juhtumeid merekaablite lõhkumisest kuni tanker Jaaguri Fopaani ja Riigikantselei poolne teavitamine nii vastutavate ametiisikute osas kui ka strateegiline kommunikatsioon elanikkonnale peaks ju olema juba rutiin, ei ole see endiselt nii. Vihje selle kohta, mis tegelikult toimuda võis, andis meile aga Propastopiga seotud Ilmar Raag. Tema sõnul on lähtepunktina kõige olulisem alati see, kas on oht inimeste elule või mitte. Ja kuna Miigide intsidendi puhul seda ohtu ei olnud, siis valitsuse kommunikatsioon ka lihtsalt natuke hilines.
Raagi arvates paisus teema sedapuhku suureks, kuna sõjaväelennundusest palju ei teata ja seetõttu oli pea paratamatu, et liikuma läks arvukalt erinevaid subjektiivseid versioone või valehüpoteese. Puhkenud paanika taga näeb Raag aga eelkõige siiski välisajakirjanike asjatundmatut teemakäsitlust, mis võeti meie ajakirjanduse poolt üle viisil, kus kogu konteksti ei tuntud. Raag lisas, et intsidendist hakati nii palju rääkima võib-olla seetõttu, et informatsioon läks välja Brüsselist, kus inimesed, kes veel vähem tajusid konteksti, lugesid juhtunut ohtlikumaks, kui see tegelikult oli. Aga mida siis ikkagi Raag oma kommunikatsioonispinniga ütles või varjata soovis? Äkki ehk seda, et koheselt pärast Vene miigide Eesti õhuruumist eemaldumist asus kitsas ring valitud seltsimehi esmaseid jutupunkte välja töötama ning järgnevate avalduste sõnastus ja rõhuasetus pandi paika mitte rippumatu vabariigi pealinnas Tallinnas, vaid hoopis globalistlik bürokraatlikus Brüsselis. Esmalt poliitiko, alles siis ERR. Kas võib olla nii? Seejuures ei saa jätta kahe silma vahele asjaolu, et rahvusvahelise kõlaga ja lõpuks Eestissegi jõudnud meediamöll algas paljuski reede pärastlõunal Poliitikos avaldatud artiklist pealkirjaga Vene hävituslennukid rikkusid Tallinna lähistel Eesti õhuruumi. Ja kammertooni andjaks selles artiklis oli ei keegi muu kui Euroopa Liidu esidiplomaat Kaja Kallas, kelle sõnul oli tegemist äärmiselt ohtliku provokatsiooniga. Sellega oli varasügisene lumepall mäest alla lükatud ja seonduv faktoloogia heal juhul teisejärguliseks taandatud. Narratiiv asus elama oma elu. Isegi peaminister Michal sai õhtuses Aktuaalse kaamera uudistesaates teda hüsteerilis agressiivselt rünnanud Astrid Kanneli ees vaid peetult kindlaid jutupunkte korrata. Kanneli sooritus läheb aga ajalukku. Miks hävitajaid alla ei tulistatud? Miks jäeti Moskvale oluline sõnum saatmata? Miks demonstreerime nõrkust ja hirmu? Millal ükskord hakkame lennukid alla laskma? Kas poleks parem lasta Venemaa hävitajad alla pigem Vaindlo saare kui Tallinna kohal? Riigitelevisiooni ühe vaadatuma saate olulisemast teemakäsitlusest paistis vaid halastamatu ja alasti hullus. Michali korduv kasutatud vastuseid peab siinkohal siiski tunnustama. Vähemalt naha hoidmisest mees seekord ei rääkinud, riskides muidugi sedasi saada ise nahahoidja süüdistuse osaliseks. Palju puudu ei jäänudki. Kuulge, miks me neist ühtegi alla ei lasknud? See oleks Venemaale väga selge sõnum. Kas see tähendab seda, et need F-35, mis on tegelikult ju superlennukid ka, võivad reaalselt täna alla lasta Vene lennukid, kui on vaja, kui nad homme on jälle siin? Ma küsiks ikka seda, et mis peab juhtuma, et me laseks nad alla? Igal asjal on oma parameetrid, et mina sooviks, et oleks venelastel selge, et neil ei ole isegi põhjus siia kolama tulla, mitte et jõuda selleni, et me hakkame need siin alla Neil on selge siis, kui nad alla lastakse. No ma lihtsalt mõtlen, et Vaindlo kohal on ohutum alla lasta kui Tallinna kohal. Michali ülesastumine Aktuaalses kaameras oli siiski vaid kerge, pindmine tule kustutamine. Baassõnum jääb kahtlemata samaks. Turbotuli miilab õheda pinna all täiel jõul edasi. Näiteks strateegilise kommunikatsiooni osakonna poolt juhendatava kaitseväe ülema kindralleitnant Andrus Merilo sõnul ei ole Venemaa võitmatu 6 meetri pikkune hiiglane. Ei. Venemaa on põlvili surutud ja veritseb ning üritab meid meeleheitlikult hirmutada ja veenda, et ta on endiselt tugev. See aga ei vasta tõele, veendakse meid. ÜROs esinedes rõhutas välisminister Tsahkna, et meie regioon ei ole aastaid olnud konfliktile nii lähedal. Seisame kuristiku veerel, ei vähemat. Tähelepanuväärne kinnitus, kas pole? Meile pidevalt korrutatud mantra taustal, et Eesti on paremini kaitstud kui kunagi varem. Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu avaldas omalt poolt üpris halvaendelise mõtte, mille kohaselt tuleb Venemaa tulevaste Eesti-vastaste provokatsioonide ärahoidmiseks teha midagi praktilist ning näidata, et ükski samm NATO vastu ei jää vastu sammuta. Stoicescu hinnangul on meil võimalus astuda asümmeetrilisi samme, mis teevad Venemaale valu ja on talle kahjulikud, sest muul viisil ei ole võimalik teda distsiplineerida ega taltsutada. Mõelge natuke selliste üleskutsete tähenduse üle. Kõik kõlakoja erinevatest nurkadest keskpõrandale hüütavad hääled moodustavad aga kogumis ühe sõnumi. Sõda Venemaaga on vältimatu. Mistõttu tuleb unustada erimeelsused, lõpetada lõhestamine ja umbuse külvamine ning koonduda lipu ümber. Või nagu teatas sel nädalal Riigikogus süvariiklane Peeter Tali, diplomaatia on vaid nõrkuse märk, panused tuleb teha toorele jõule. Aga see ongi see sama asi, et venelased ja nende autoritaarsed sõbrad
idas saavad aru ainult toorest sõjalisest jõust. Diplomaatia on nõrkuse märk. Kui palju keegi soovib või suudab sellises baasnarratiivis tõtt leida, jäägu tõejärgsel ajastul igaühe südametunnistuse küsimuseks. Aga narratiiviloome ühele tõenäolisele motiivile võiks siiski tähelepanu pöörata. Kui taandada see äärmuseni lihtsustatult 2 sambale, siis 1 sambaks on meie riikluse kestmist küsimuse alla seadvad erakordselt tõsised majanduslikud, sotsiaalsed ja demograafilised probleemid. 2 sambaks aga riigisektoris, eeskätt ehk isegi kaitsesektoris paljastuv korralagedus, laristamine ja võimalik vargus. Tuletame seejuures meelde, et nagu ma eelmises kommentaaris pikemalt esile tõin, oli Riigikontrolli audit Kaitseministeeriumi valitsemisalale ei rohkem ega vähem kui lihtsalt hävitav. Isegi Stoicescu oli jahmunud ja kinnitas, et temapoolne nõue oli, et need asjad tehtaks ükskord ometi korda, sest see ei tohiks ju olla raketiteadus. Pealegi, liiga palju aastaid on juba kulunud. Stoicescule sekundeeris samuti riigikaitsekomisjoni liige, eelnevalt osutatud Eesti 200-lasest Stratkomi asjapulk Peeter Tali, kes nõustus, et see on tohutu raha, mille riik metsiku poliitilise hinnaga oma inimeste käest kokku korjab ja kui nüüd on ebakindlus, et äkki pole seda arukalt kasutatud, siis see olevat isegi tema sõnul kõige hullem, mis kaitsetahtega saab juhtuda. Seepärast peab olema kindlus, et seda raha on mõistlikult kasutatud, sest kui asjad ikkagi juhtumisi ei ole korras, on Talilgi hirm suur. Siiski jääb faktiks, et Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste lepingutes hulgaliselt tõsiseid probleeme. Ent nii kaitseminister Pevkur, kantsler Kuusk kui ka kindral Merilo on püüdnud luua muljet, et see kõik on pelgalt raamatupidamislik tühi-tähi. Tegelikult pole Riigikontrolli ilmselt tänaseni kõiki nõutud dokumente kätte saanud ning Kaitseväe nii-öelda laoseisust puudub seetõttu siiani täielik ülevaade. Mis seal ladudes täpsemalt on või ei ole, seda pole saanud Riigikontroll tuvastada. Ka arvestatav hulk Kaitseinvesteeringute Keskuse lepinguid on Riigikontrollil siiani saamata. Kantsler Kuusk viitas seejuures kollektiivsele vastutusele, püüdes luua muljet tuha pähe raputamisest. Aga nagu ütles riigikontrolör Holm, on selline peremehetu vastutus kõikidest võimalikest variantidest kõige halvem. Kantsler viitas alguses kollektiivsele vastutusele, et me kõik oleme siin natuke süüdi ja see on iseenesest ju tore ja armas, aga kui selline peremehetu vastutus on, et siis on asjad halvasti. Et üldiselt... No kui on kollektiivne vastutus, siis ei vastuta keegi, see on ju selge. Tegemist on see, et ülesandel ei ole peremeest ja see on kindlasti halb lugu, aga tegelikult on selge, et Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse asjadest vastutab selle juht, Kaitseväe asjadest Kaitseväe juht ja minister ja kantsler on need, kes peavad tagama, et terviksüsteem toimiks. Tegelikult on ikkagi nii, nagu Holm ütles. Süsteem tervikuna ei toimi ja ei ole toiminud juba pikki aastaid. Ent selle asemel, et tagada reaalselt süsteemi toimimine, manitsetakse meid hoopis suuremale usaldusele. Me peame usaldama peaministrit, kaitseministrit, kaitsevaldkonna tippametnikke ja ka Kaitseväe juhtkonda. Paraku on päriselus siiski nii, et usalduse loomine võtab aega pikki aastaid. Selle kaotamine võib aga toimuda suhteliselt kiiresti. Kui tõendid on mõjusad, siis isegi hetkega. Praeguse julgeolekuolukorra pingestamise katsete juures võib näha, et see on potentsiaalselt kasulik Ukrainale, globalistlikule eliidile, juhtivatele relvatöösturitele, Eesti valitsuskoalitsioonile ja meie kaitsesektori juhtkonnale. Aga jätab taas külma kätte tavalise Eesti inimese. Ehk selle, kes peab, kui kasutada Tsahkna sõnu, olema nüüd valmis oma naha mängu panema. Mõelge selle peale. Siinkohal tahan veidi üldistada ja osutada käimasolevate protsesside võimalikule laiemale taustale. Järjepideva mustrina näeme seda, et meie riigis võimu juures olevad isikud ja ringkonnad ei tegutse pingete mahavõtmise, vaid nende kasvatamise nimel. Või kui täpsem olla, andmata hinnangut nende eesmärkidele, tegutsetakse viisil, mis faktiliselt ei kahanda, vaid kasvatab pingeid. Pole vähimatki püüdlust praktiseerida diplomaatiat. Vastupidi, diplomaatia kuulutatakse avalikult ebavajalikuks või lausa kahjulikuks nõrkuse märgiks. Ülbelt deklareeritakse, et suhetes Venemaaga maksab vaid toores jõud. Vaadake, isegi kui see vastaks tõele, ja minu hinnangul ilmselgelt ei vasta, on vägagi tähelepanuväärne, et niisuguse praalimise juures unustatakse ära keskne tõsiasi.
Nimelt see, et Eestil ju reaalselt ei ole ega ka saa kunagi olema sellist toorest jõudu, mida suhetes Venemaaga maksma panna. Tõestas ju väidetav intsident Venemaa hävitajattegagi just seda. Astrid Kannel ja teised võivad ju hüsteeriliselt nõuda Venemaa hävitajate allatulistamist ja seeläbi Venemaaga vahetusse sõjalisse vastasseisu astumist, aga vähegi mõtlevatel inimestel ei saa seejuures jääda märkamata, et meil reaalselt ei ole relvasüsteeme, millega neid lennukeid alla tulistada. Reaalselt ei ole meil ühtegi hävitajat ega ka ühtegi keskmaa õhutõrjesüsteemi. Ja isegi kui oleks, siis vaevalt saaksime neid, just nagu ka meile USA-st tarnitud HIMARS-eid ilma nii-öelda liitlaste heakskiiduta käiku lasta. Rääkida ka sellest, et suhetes Venemaaga maksab vaid toores jõud ja nõuda samal ajal, et seda toorest jõudu rakendaks Venemaa suunal keegi teine meie eest, see on lihtsalt sõgedus. Ja inimeste suhtes, kes võimu või meediapositsioonilt seda sõgedust praktiseerivad ja levitavad, on igati põhjendatud küsida, kelle huvides nad reaalselt tegutsevad. Veidigi mõtlev ja vastutustundlik inimene küsiks kujunenud olukorras, miks oleme suhetes Venemaaga sellise pingestatuse tasemeni jõudnud ja kuidas olukorda parandada, eskaleerumist peatada. Selle asemel, et nõuda sõjalisse konflikti astumist või liikuda järjepidevalt selle poole. Seejuures tahan ma rõhutada, et vastupidiselt meile pidevalt korrutatavale propagandanarratiivile ei ole Venemaaga sõtta jõudmises mitte midagi paratamatut, vaid paljugi sõltub meie endi valikutest. Selline on minu kindel veendumus ja ma ei häbene seda välja öelda. Ei tohigi häbeneda, sest Eesti sõtta tüürimisele on meie kohus avalikult vastu seista. Rääkimata sellest, et Eesti sõjaline nõrkus on talutav, aga pidev reaalse katteta ärplemine ja praalimine on täiesti talumatu, sest just see reedab riikliku väärikuse puuduse. Sõjaliselt nõrk võib olla väärikas, aga Eesti Vabariigi praegune käitumine seda ei ole. Nõrkuse reedab seejuures mitte diplomaatia praktiseerimine, vaid suutmatus diplomaatiat praktiseerida. Nagu ma hooaja avasaates toonitasin, on praegusel ohtlikul ajal erakordselt oluline sügavalt juurdunud valede kultuurile julgelt vastu astuda. Kaalul on seejuures vägagi palju, sest meie kõigi silme all häbematult välja mängitav programm ei teeni Eesti elulisi huve. Odavalt üles löödud fassaadiga püütakse küll veel varjata selle taga toimetatavat, ent kuna näitemäng on juba sedavõrd reaalsust moonutav, on see ka laiemalt läbinähtav. Tänaseks aga tänan ma teid kõiki kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglid.ee. Rahulikku nädalavahetust!